Tees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Coolbet. Tere! Me oleme täna Gin veinibaaris ja see asub Kalarannas. Kes ei ole käinud või ei ole näinud, siis see on väga nunnu koha peal, täpselt siin Kalaranna sentris põhimõtteliselt. Ja tead, mis ma mõtlesin, on nii äge oleks, nagu kui oleks endal kodus mingi siuke sein. Siuke punane sein. Ma ei tea, äkki saab võib-olla mingi tapeedi teha. Ma ei tea, võib-olla tuleb mingi sulle probleem pärast. Ei tea. Igastahes. Kogu aeg sul on silmaies. Igastahes meil on siin laua peal väga palju mõnusaid asju, mis nagu läheb veini kõrvale just. Jaa, ma lubasin Janellale, et mina räägin täna rohkem, sellepärast, et tibukene on haige. Ja ma karjusin hääle ära. Jaa, ta käis, sa oled mingi see, vaata jalkafännid alati on pärast mingi hullud vaiksed, sest nad on röökinud terve aeg. Sa võib-olla korvpalli peale nüüd. Jah. Tahame tervitada kõiki korvpallereid. Tšau! Nii tore oli näha teid. Igal juhul me tahtsime teile kiirelt briefida, sest et üks toode on nagu väga põnev meie jaoks, me pole kunagi proovinud seda, mitte mull küll, aga no see konkreetne, aga alustad ise siis või alustame? Ma räägin siis sellest, meil on siis laua peal Cremant, see on Burgundia vein, see on põhjaosas siis ja see pidi olema kõige sarnasem üldse šampanjale, nii et kui teil on šampanja isu, aga ei taha seda raha sinna alla panna, siis võtke Cremant, sest et mulle näiteks väga endale Cremant nagu meeldib. See on hästi kerge ja mulline, ma ei tea, üldse sobib absoluutselt kõigiga. See on siuke nagu tähistamiseks minust alati väga hea. See restoran ka, kus ma töötasin kunagi, et seal enamasti, kui inimesed tulid mingi tähistama, siis võeti alati Cremanti, nii et see on siuke hea. Jaa, me kindlalt pärast teist testime ka veel igast muud asju ka, aga jah, ja muideks, kes ei tea, siis siia Gin baari nagu esiteks saad tulla on ju jooma klaaside kaupa, pudelite kaupa, mis iganes, aga sa saad osta ka siin nagu siis poest just kui endale koju kaasa ja siin on sul vähemalt spetsialist olemas, kes aitab juhendada. See läheb kaadrist välja, aga Janelle taga on mega suur valik ja üli heavy stack, nii et tulge kindlasti läbi. Ja kui te siin registreerite ennast püsikliendiks ehk siis veinisõbraks, siis te saate ka soodustust, nii et kindlasti tasub ka seda teha. Iga ostuga saab -20%, et kui sa oled veinisõber, siis kindlasti tasub, see saab siin samas koha peal teha. Mega easy nagu. Jah, nii et kindlasti Janelle on juba aastaid olnud sõber. Top veinisõber. Ja siis teine asi, mis me tahtsime teile tutvustada, on Fabri Amarena kirsid. Siis need on siin, me ei saa teile väga lähedale neid tuua, aga Janelle vist tegi video isi, kuidas ma saan seda. Ja Pepe juba maitsis, kuidas oli. Ja kuule, see oli väga hea, see oli väga huvitav. See oli selline, nad on nagu kuulikesed, pallid nagu kirsid on ja siis sellel on tükka nagu glasuur ümber ja šokolaad, hästi pehme šokolaad. Ja suus, nagu kui sa hakkad siis seda kokku suruma. Oota, ma olen siuke inimene, kes ei hammusta. Ei hammusta või? Biter. Tahtsin öelda, et ma nagu ei hammusta üldse nagu mingi komme šokolaadi asju ja siis mulle täiega meeldib, kui need suus sulavad. Et sellega oli ka ülimõnus. Et siis tahtsimegi teile seda tutvustada. Nii et see on Itaalias pärit, Itaalia maitsete ikoon. See on väga vana bränd, juba see on 1905 aastat tegutsenud ja see ongi tuntud nende Amarena kirsside poolest. Lisaks nad teevad siis erinevaid siirupeid ja mingite desertide kastmeid. See võib täiega jamm olla. Ja mis on samamoodi kirsist on ja et kogu nende bränd on selle peale üles ehitatud, et ma ei tea, saad siis erinevaid kastmeid panna koogile, jäätsele või joogile. Eestis on muideks neid tooteid saadaval siin kindlasti, jah. Siin siis on kaubamajades, Stockmannis ja suuremates Selverites. Siis põhimõtteliselt suuremad poed nagu. Jah, siuksed, kus on ikka mingisuguseid eksklusiivseid tooteid on ja ehk siis kes teab, see teab ja kes ei tea, siis läheb proovib ja läheb otsib üles need. Ei, ma arvan, et see on väga mõnus siuke snäk just veini kõrvale ka vaata, et ja asi on selle, et see ei ole nagu liiga magus, sest see kirss kuidagi nagu teeb seda nagu happemaks ja siis see tume šokolaad seal sees. Jah,
ma ei tea, mulle meeldis tõesti. No, Peppi kiidab heaks, nii et slay. Nii et siis tasub proovida. Ja, ma kahjuks ei saa seda praegu laivis proovida, sest Janelle ei luba mul süüa mitte kunagi episoodi ajal. Okei. Nagu need snäkid ka jälle mingi laua peal. Ja pärast alles. Anyways, ja meil tuleb ka varsti külaline, aga tema jõuab varsti. Ja, siis räägime teistel teemadel. Ja. Imekombel on meil nüüd 3 saanud. Me tegime enne tegelikult ühe klipi, kus me rääkisime nendest toodetest, siis mis juba rääkisime vastakuti. Aga nüüd meil on külaline, kavaadatud Liis. Liis, võib-olla sa tahad ise rääkida, mis sa teed, kes sa oled? Ja kui keegi ei ole kunagi näinud mitte kuskil. No ma ei tea, kes on, aga... Nii, mina siis olen Liis Velsker. Mulle meeldiks öelda, et ma olen kirjanik, siis nüüd mul on oma podcast, siis ma olen terviseentusiast. No, kõige nii-öelda tühjem tiitel, ma arvan, et on sisulooja. Et see mulle lihtsalt endale kõige vähem. See on oleks kõige tühjem, on sisulooja ise toodab. Ja sa teed ju nii palju tegelikult. Nagu teised asjad on palju lahedamad. On ju. Aga ja ma olen tervisenõustaja ja kogemusnõustaja. Ma arvan, et nendest piisab. Kogemusnõustaja on päris äge, nagu et sa näitab ära, et sa oled midagi teinud. Jah, et minu see nii-öelda valdkonnad on ka siis depressioon, söömishäired ja nüüd siis ka ATH. Aga jah, kes ei tea, siis me tegelikult tegime küsitluse ka, meil tuleb toitumis- ja tervisenõustaja, et küsimusi, muidugi ei teadnud, et sina tuled. Aga kas meil vist soovitati ülimitu korda, et sina vaata, siis me vaatasime, et sul on nagu nii palju erinevaid asju, et siis me saame igast vaatenurgast rääkida, ongi mingi kogemused, siis teaduslik pool ja kõik asjad, et sa olid nagu perfect match. Kindlasti tead. Ja, aga ma ei tea, võib-olla ma alustaks sellest, et kuidas sa üldse jõudsid selleni või nagu, kuidas sa üldse said selleks, kes sa praegu oled? Sest sa oled ka teinud, üks sisulooja on ja, aga ongi see kogemus, mis sul on olnud. Nüüd sa oled paberitega on ju toitumisnõustaja ja kõik need asjad. Jah, et ma olen õppinud siis tervisejuhiks toitumisnõustaja suunaga ja kogemusnõustaja olen ka nagu söömishäiretega, nagu söömishäirete valdkonnas, aga no ma ei teagi, kus ma sinna nagu nii-öelda saanud olen või kuidas ma sinna jõudnud olen, et ma arvan, et see ongi, et minu nagu nii-öelda enda kogemus ongi, et ma olen väiksest peale ülekaaluline olnud ja sealt nagu, et ma olen kogu aeg üritanud ennast aidata ja sellepärast ka kogu aeg nagu õppimas käinud, et need teadmised on olnud kõik nagu minu enda toetamiseks. Ehk siis nagu tervisejuhiks ma läksin ka õppima sellepärast, et ise aru saada, et mis ma nii-öelda valesti teen või kuidas ma saaks ennast paremini toetada. Ja samamoodi sealt nagu kogemusnõustamine tuli ka juurde sellest, et ma tahtsin aru saada, et mis mul nii-öelda peakeses ka veidi nagu nii-öelda veel puudu on või et kuidas nagu toetada esiteks paremini, aga et pigem nagu, et minu jaoks on hästi oluline ka teaduslik nii-öelda taust, et mul ongi väga palju enda kogemusi, mul on väga palju erinevaid nagu nii-öelda valukohti, aga et kui ma nendest räägin, et ma ei oleks suvaline sisulooja, kes lihtsalt nii-öelda arvab midagi, vaid et mul oleks päriselt ka millelegi nagu nii-öelda toetuda, et mul oleks päris nagu teadmised olemas. Et sellepärast ma olen ka nii-öelda ennast käinud täiendamas ja nagu nii-öelda õppimas. Aga et jah, et see nagu nii-öelda kogemus on ikkagi mul, et kui praegu ka tulevad uued jälgijad, siis nad kirjutavad mulle mingi oot, et kuidas sa nüüd niimoodi oled alla võtnud, et siis on ka iga kord mul see, et et mul on sellest raamat kirjutatud ja see on põhimõtteliselt nagu mingi 20 pluss aastat tööd, et see ei ole olnud see, et see on nüüd nagu, ma ei tea, ei söönud enam oliive ja siis võtsin alla, et see on natukene nagu nii-öelda sügavam olnud ja keerulisem. No kuidas, kas sul lihtsalt üks päev käis see plõks ära peas, sa olid nagu nüüd aitab või? No nii-öelda väiksena jah, et ega mul on siin erinevaid nii-öelda nagu haigusi ka, et mis kõik nagu tegelikkuses, et nüüd ma panen selle nagu nii-öelda pusle kokku, on ju. Aga et nagu, et diabeet on mul nagu nii-öelda juba väiksest saati olnud ja tuleb välja, et ATH ka, et nad nagu nii-öelda koos eksisteerinud ja sealt on väga palju nagu nii-öelda seda, et on olnud erinevad perioodid, et kui ikkagi mingil hetkel olen väga nagu
nii-öelda ennast hävitanud ka ja nagu nii-öelda eriti teismelise eas ja sealt edasi, et lõpuks ka nagu nii-öelda sealt on tulnud see depressiivsus ja kõik see, aga et mul on kogu aeg olnud see soov, et ma tahan saada tavaliseks ja normaalseks nagu on teised, et ma ei taha lihtsalt nii-öelda välja paista. Ütleb inimene, kes on üleni tätoveeritud. Ma tahan olla lihtsalt nagu kõik teised. Ega see on tegelikult nii äge, et sa nagu ise said sellest aru, et sa tahad tegelikult sellest nagu, ma ei tea, sellest mullist nagu välja tulla, kui sul ongi see depressioon ja kõik need asjad ja ATH ka veel, et siis nagu midagi kätte võtta ära teha on nagu ülimalt raske. See kogu aeg on 100 teist asja, mis vajavad tegemist. Ja see on hästi tore ka, et keegi just kirjutas mulle, et kuna ATH diagnoos on mul alles nagu nii-öelda aasta aega olnud ja siis keegi kirjutas mulle, et kuna tal endal on ja siis ta oli mingi tänu sellele, ta nii-öelda austab mu sooritusi palju nagu nii-öelda rohkem, et siis ma sain aru, et tegelikult jah, et võib-olla olen nagu tõesti pusinud väga tugevamalt. Et need kõik nii-öelda mõjutavad ikkagi kindlasti. Ja eriti see, et sa nagu üksinda teinud seda või et sa teedki nagu sa enda jaoks kõik õpid, asjad, teed endale ise selgeks, et ei ole see, et nii, nüüd mul on mingisugune mentor või ma ei tea, eratreener või toitumisnõustaja või mis iganes. No eratreenerid mul on. Et selles mõttes, et trenni osas ka, et ma olen ikka üritanud teha omal mingi treeneripabereid ja kõik asjad, aga jälle, et ma ei ole neid nii-öelda lõpuni teinud, sellepärast, et ma olen saanud teadmised kätte, mida ma nagu nii-öelda teada tahan, et ennast abistada ja siis nagu nii-öelda ma mingi rohkem ei viitsi, et sealt ka võib-olla tuleb saada hea välja, aga et ikkagi, et mul on nagu kogu aeg olnud mingisugused nagu nii-öelda tugisüsteemid, et treenerite osas ka, et ma ei ole see, kes ma vahetaks kogu aeg, aga ma olen tahtnud proovida erinevaid nagu nii-öelda spordialasid, et see ka kindlasti, et kogu aeg on nagu nii-öelda oleks põnev, et ma ei tea, padeli hullus on ja et see vist kõigil. Et siis sealt nagu mingi boks, jooksmine, jõusaal, et nii-öelda kõike nagu olen soovinud teha. Aga kuidas see nagu see diabeedi mõju sellele kaalu langetamisele? Kas see on nagu teistmoodi nagu üldse nagu erinevates vanustes kehad ju täiesti teistmoodi põletavad rasvaga, et see ei ole et niimoodi, et ma ei tea. Jah, et ütleme nii, et ajaga läheb aina raskemaks. Läheb, vanus. Aga väiksest saati ma olen olnud ju nii-öelda suurem, et mu esimene tätoveering oli siis, kui ma olin 13-aastane, et ma kaalusin 110 kilo. Et ma emmega leppisin kokku, et kui ma saan alla 100 kilo, siis ma võin emale esimese tätoveeringu teha. Et ma olin 99 kilo ja siis ma sain emale esimese tätoka. Aga et see on olnud kogu aeg nagu väga keeruline, pluss nagu tänaseks päevaks ma saangi aru sellest, et ma ei ole ma ei ole endale nagu nii-öelda teadvustanud seda või päriselt omaks võtnud seda, et mul on diabeet. Et lihtsalt viimased aastad on olnud see, kus ma, et mu arst on öelnud ka, et nagu, et me otsime kogu aeg midagi, et mis mul on, aga et tegelikult, et sul on ju diagnoos olemas. Et võta lihtsalt rohtu ja vaata, mis nii-öelda juhtub, et ma väga tugevalt nagu ka selles osas olen pidanud toitumisega nagu nii-öelda tegelema just, et ma ei saagi aru, et mis mul nagu nii-öelda on, et miks mul hakkab mingi, ma ei tea, toidus paha on ja et lõpuks oli ka see, et mul hakkab nagu nii-öelda väga küpsest puuviljast halb. Et siis nagu nii-öelda, et siis ma jälle õpidki kogu aeg juurde, õpid oma keha tunnetama, ka see, et kui sa teed nagu mitu trenni, kui sa oled aga et kui sa oled liiga nagu nii-öelda aktiivne, siis ka sul nagu nii-öelda keha vajab rohkem kütust ja kuidas ta siis toimib ja kuidas sa siis pead sööma ja et see on olnud päris nagu nii-öelda keeruline, et viimased aastad nüüd ma võtan nagu nii-öelda saan ravi, et siis nagu on see teistmoodi, et siis nagu nii-öelda mu keha nüüd toimib nii, nagu ta oleks pidanud või kuidas teie, ma ei tea, kehad töötavad, on ja. Et sa oled siis saanud selle nii-öelda diagnoosi diagnoos mul juba väiksest saati. Et juba esimese, nagu juba lasteaia viimases rühmas ma olin teistest 2 korda suurem. Aga siis oled insuliini nagu tarbinud või kuidas? Jah, nii et ma praegu selle teise astme diabeet. Et praegusel hetkel ma saangi nagu nii-öelda rohtusid igapäevaselt, et hoida siis nagu nii-öelda seda, et ütlemegi nii, et see on hästi nagu nii-öelda, et ma ei saaks öelda, et ma olen siuke nagu õpiku näide, et seal on hästi palju nagu erinevaid asju, mis nagu nii-öelda mõjutavad, pluss siis nagu ka see, et ma olen hästi tundlik nagu süsivesikutele ja mul on hästi kiire kukkumine ja siis on siuke
nagu väga-väga keeruline, et sellepärast ma pean nagu hästi-hästi tugevalt jälgima, mis ma siis nagu nii-öelda oma eluga siin teen ja mis ma nii-öelda nosin, et kõik asjad peavad olema väga nagu nii-öelda tasakaalus ja et kõik on nagu nii-öelda süsivesikud, panen ilusti kampsunid selga, et umbes ma ei tea, rasvad ja valgud ja et nagu nii-öelda mõtlen no, väga tugevalt läbi. Nagu päriselt nagu jälgid, et sul on nagu mingi jah, aga kas sa kirjutad üles või sul nüüd sa oled juba nii kogenud, sul peas tekivad juba nüüd pildid, jah? jah, et ma ikka nagu see ma olengi vist nagu tänaseks päevaks nii teadlik, et ma oskan süüa, et ma tean, et nagu kui ma ei tea, ma siit midagi võtan ja mis need asjad on, et kui ma võtan kommi, siis ma peaksin juustu kindlasti kõrvale võtma, et siis mul ei hakka pahane. Okei, niimoodi. et sa juba teadlikult lihtsalt. Sest mul oli ka tead üks väga lähedane sõbranna, oli ta nagu siis olnud väiksest peale diabeedik ja tal oli ka niimoodi, et ükskõik mida nagu ta võttis, tal ema juba nagu teadis nii hästi, et ta oli kohe mingi, et okei, nii davai, nüüd paned nagu endal seda insuliini mingi juurde ja nii palju, et vaatasid siis peale. Siis ma mõtlesin, et vau, mis matemaatika tal peas käib, et ma ei tea, ta sööb ühe kommi, siis ta saab, ma ei tea, paneb 3 juurde ja siis sööb, ma ei tea, mingi 2 kartulit ja siis, no ühesõnaga ma lihtsalt mõtlesin, kus kohas need numbrid tulevad. Ja, aga see on nagu erinev ka, et nagu need erinevad astmed ja kuidas kehad nagu nii-öelda toimivad. Aga ütleme nii, et see on ikkagi suhteliselt nagu nii-öelda tüütu, et ma alles nagu tegin ise ühe nagu nii-öelda osa, kas äkki eelmisel nädala filmisime, kus me rääkisimegi diabeedist ja seal ma sain nagu aru, et ma ei ole ikka nagu, et mul on väga palju traumasid sellest diabeedist ja nagu ma ei ole sellega üldse nagu nii-öelda leppinud ja et ma nii-öelda peaks täitsa minema sellega nagu uuesti nii-öelda teraapiasse ka tagasi, et väga paljud nagu mingisugused haavad tegelikult nagu tulid välja või nagu sain aru, et ei ole, et ma olen päris palju seda nii-öelda alla surunud. Et siis, kui ma sain ka nagu näiteks ATH diagnoosi, et siis ma käisin üle poole aasta käisin teraapias, sest ma ei suutnud nagu nii-öelda omaks võtta seda või et see on nagu asi, mis on elu lõpuni, et see on nagu nii-öelda et kui ma oma kehaga olen terve elu tööd teinud ja ma näen, et ta ikkagi nagu nii-öelda tänaseks päevaks ikkagi nagu, et ta tuleb muga kaasa ja ma suudan ise midagi teha ja depressioonist ma tulin ka välja ilma nagu nii-öelda rohtudeta, et ma nagu tundsin, et ma suudan nagu kõiki neid asju ise teha, siis ATH ja diabeedi puhul on see, et mul on vaja kõrvalist abi ja et ma ei saa nagu nii-öelda ise hakkama või et ja noh, tegelikult ei peagi saama, ja aga et need on asjad lihtsalt, mis on sinuga elu lõpuni ja ma pean, et see ei ole see, et homme on mul parem ja siis mingi, et ma saan kõik need kommid ära nosida ja mingi midagi mõjutab, et see on ikkagi asi, millega sa nagu igapäevased pusid, pluss on see, et ta mõjutab ikkagi, mida me ei ole tahtnud ka nagu võib-olla siis teadvustada või nagu endale tõdeda, et see puudutab esiteks mind ja see puudutab ka väga nagu nii-öelda palju mu lähedasi ja et ma ei tea, et mu sõbrannad on ka juba siuksed, et nagu ma ei tea, eile ka, et telliti nagu oma toit ja siis mulle telliti šašlõkk, et nagu, et lähme kuskile sööma, siis enne vaadatakse menüüst, et seal saab liha ka siis oled nagu mingi, oh my god, et nagu aga see on nii hea, kui sõbrannad arvestavad ja on nagu juba teadlikud sellega. Sest nad on näinud, kui halb mul nagu nii-öelda hakkab ja et ma ei tea, et oma mingi sünnipäeva tähistad ja oletegi mingi pasta ja siis ma olen täiesti mingi, ma ei tea, et ei jaksa liigutada ja et ma tõesti, et mu veresuhkur langeb nagu nii järsult, et mul on nagu külmavärinad ja nagu mul on ülihalb olla ja et ma ei jaksa ennast liigutada ja siis on, et lähme kuskile, võtame midagi magusat ja siis umbes mingi panevad mu takso peale mingi tšooma koju, oli lahe. Et nagu, et neid olukordi on nii palju olnud, kus ongi, et nagu ma ei tea, kinos popcornist hakkab mul halb ja siis tänaseks päevaks mul ongi nagu lähedased sõbrad on need, kes on nagu ostavad popcorni ja siis annavad mulle ühe kaupa nagu mingi, aga kas sa oled teinud, vaata hästi populaarne on, ma ei tea, mis sina ise arvad isiklikult nendest, aga no igasugused kliinikud pakuvad ju neid mingeid teste on ja et tule tee mingid analüüsid, veretestid, asjad, saa teada, mis sulle sobivad, mida sa ei seedi, mida sa seedid, no kõik need, üks asi on nagu need talumatused on ja aga siis see ka, et mida su ainevahetus vastu võtab, et kas sa neid oled ka teinud või sa oled ainult katse-eksitusmeetodil lähedal saanud? Olen ikka, aga näiteks see oligi, et kui me tegime näiteks mulle veretesti, et mis mul siis on, et ma söön suhteliselt nagu nii-öelda sarnaseid asju igapäevaselt,
et siis see tegelikult ka nagu nii-öelda selles talumatuse testis toob nagu näiteski, et ma ei tea, et muna on umbes, ma ei tea, punases on ja et kaerahelves on punases, et kõik asjad, mida ma igapäevaselt sõin, olid nagu nii-öelda punases, sest seda on mu kehas ju. Või et nagu et tegelikult mul ei ole laktoositalumatus, mul ei ole gluteenitalumatus, mul pole mitte midagi. Et siis nagu, et minu kogemus on see, et mina ikkagi neid nagu nii väga ei usu. et ja ikkagi nagu, et kui sul on talumatus või sul on allergia, et need on erinevad asjad, et nagu, et sa võid ka olla nagu nii-öelda tundlik, et laktoosi tundlik, et ma ei tea, et see on mingisugust piimatoodet ja mul hakkab ebamugav on ju, aga et siin on vahe sees sellest, et kui ma nagu olen täiesti nii, et ma nagu vetsust välja ei saa, et siis ikkagi võib olla ei peaks neid tooteid tarbima, aga et samas, et kui sul lihtsalt veits mingi, ma ei tea, kõhus muliseb, siis nagu, et sa võid neid süüa, mitte midagi nagu selles mõttes, et sa võtad oma selle laheda tableti sisse ja tegelikult pole midagi, on ju, et ei mõjuta su elu nii tugevalt. Et nendes on nagu, ja pluss tegelikkuses saab ka nagu nii-öelda ennast harjutada, et kui ma söön iga päev nagu neid piimatooteid, siis on tuksis, aga me tegelikult saame ka ennast harjutada nagu sellega, et kui me lambist lihtsalt enam näiteks ei söö ühtegi piimatoodet, et siis meie nagu need osakesed seal ensüümid muutuvad ka laisaks. Ehk siis me saame ise tekitada endale selle tundlikkuse ka, et nagu, ma ei tea, väga palju mingil hetkel räägiti, ma ei tea, piim on paha ja nagu keegi ei peaks seda jooma. Et samas nagu seal on päris palju kaltsiumit ja nagu kui sa jood mõnu nagu täis piima, siis see on ikkagi nagu suhteliselt hea asi on ja et siis et kui me nii-öelda vaikselt nagu nii-öelda igapäevaselt natukene tarbime, sellest ei nagu juhtu mitte midagi, et see jälle on nagu nii-öelda kogustes on kogu see asi, et ei tasu, mina arvan, et milleski ennast nagu nii-öelda 100% nagu eemaldada. Kusjuures me tahtsime küsida, mis sa arvad veganlusest ja kogu sellest, et me kogu aeg räägime, et peab olema tasakaalus toitumine on ja ma ei tea, meil ei ole väga, meil üks väga hea sõbranna on vegan või taimetoitlane ja siis tema rääkis, ta tegi siis endal koolis ka mingi uurimise, et kui palju õpilased üldse teadsid, et on erinevad sorti neid dieete on, et üks on see, et sa sööd valget liha, teine on see, et sa ei söö üldse kalad, sa ei söö üldse loomset, et kuidas nagu seda tasakaalustada, kuidas seda hoida või mis sa sellest arvad? No mina olen maatüdruk. Et ma Sina armastad täispiima. Mina armastan täispiima ja mina armastan väga liha. Et kui oleks üks toit, mida ma võiksin süüa elu lõpuni, siis oleks lihtsalt mingi liha. Et see on ainus asi, mis toidab mind. Aga no selles mõttes, et ma ei saa nagu nii-öelda mega suurt arvamust siin avaldada, et ma ei ole nagu nii-öelda metsikult palju selle kohta uurinud. Et ikkagi tuuakse ju välja seda, et kui sa oled full vegan, siis sa pead võtma väga palju nagu nii-öelda vitamiine juurde. Et sa ikkagi tableti kujul siis või mingid nagu toidulisandid asjad? Toidulisandid jah, et nagu, et ma arvan, et enamus nagu nii-öelda, et see on veits siuke nagu nii-öelda moeasi ka, et inimesed nagu lähevad väga palju nagu toitumisharjumuste poole pealt, lähevad nagu moega kaasa või nagu, et mis on sotsmeedias praegusel hetkel popp on ja aga et sul puuduvad teadmised, et tegelikult süüa täisväärtuslikult, ehk siis ma võiksin olla nagu vegan ja ma saaksin süüa võib-olla tõesti niimoodi, et ma saan oma asjad kätte, aga ma pean olema haigelt tark, et isegi mina ei oskaks süüa niimoodi, et nagu ma ei tea, et enamus veganitel on ikkagi nagu B12 puudus ja see on nagu, me saame seda loomsetest allikatest, et sa pead ikkagi nagu nii-öelda olemagi siis nii-öelda väga haritud. Aga et kui me võtame nagu nii-öelda tavainimese, siis tema ei oska niimoodi süüa. Et ja ikkagi, et toitumine võiks olla see, et tervislik toitumine ei tähenda seda, et ma ütlen, ma ei söö juustu, vaid see, et ma söön hästi palju erinevaid asju, ma söön neid nagu normaalsetes kogustes, ma söön erinevaid, ma ei tea, süsivesikuallikaid, valguallikaid, rasvaallikaid, et ma ei pea ennast nagu nii-öelda piirama, et kui ma umbes mina toitun hästi tervislikult, siis ma näiteks seda ühte kommisit ei võta, et ma võin seda ka süüa. Et aga nagu, et ma söön selle ühe kommi, ma ei pea 7 sööma. Et see on nagu nii-öelda, et ei ole ühtegi tegelikult nagu nii-öelda patutoitu või nagu nii-öelda halba valikut, vaid on see, et kõige jaoks on oma koht. Et kui ma söön kõike nagu nii-öelda toitaineid ja kiudaineid ja saan oma vitamiinid kätte, siis nagu sellest pole mitte midagi, kui sa vahepeal sööd kommikooki, vanema kringlit, kõik asju.
no see ongi, noh, tänapäeval on ju üldse, noh, ongi need veganid on väga populaarsed nagu üldse, et kogu see teema. Aga teine pool, mis nüüd on minu arust väga palju Instagramis on kulturism. Ja need, kes teevad neid, ma ei tea, fit-modeleid või mis iganes. Mis sa sellest arvad, kas see nagu see enese piitsutamine on nagu okei ja kas see on kehale tegelikult nagu hea? Sest kui, noh, mina muidugi ei tea sellest väga midagi, aga mulle tundub see nagu see näljutamine kuidagi kehale liiga räige šokk ja kogu aeg seda nagu, ma ei tea, kui tihti nad teevad, võib-olla kord aastas käivad seal esinemas. Ma ei tea, kuidas see nagu pikaajaliselt mõjub su kehale. Kas see on nagu hea või nagu... No minu arvamus ikkagi on see, et see on spordiala ja nii-öelda tippsport, see on olümpiasport suisa ju, et nagu tippsport ei ole tervislik mitte kunagi nagu, et seal on ikkagi nagu väga nii-öelda äärmused, et sul peab olema väga kõva tiim seal nii-öelda kõrval ja jälle väga palju teadmisi, et teha seda kuidagi nagu nii-öelda nii tervislikult kui võimalik, aga noh, tavainimesena sul ei ole vaja nii nagu madalat rasvaprotsenti, eriti nagu nii-öelda naised, et rasval on ka ju nagu nii-öelda oma ülesanne meie kehas, et jah, et ta nagu nii-öelda peaks olema nagu nii-öelda õiges vahekorras, aga et ikkagi, et nagu, ma ei tea, kas või kõige lihtsam asi, et rasv kaitseb meie organeid ja ta nagu on meil energiaallikas ja kõik jutud, et siis nagu, et seda peab olema, aga et see praegusel hetkel on jälle nagu nii, noh, et tervislikkust võetaksegi selle nii-öelda lavavormiga, pannakse nagu võrdusmärk sinna, et see tegelikult ju ei ole nii ja väga paljud nagu nii-öelda tüdrukud, kes nii-öelda alustavad sellega, jõuavad söömishäireteni ja kõik see, et päevad jäävad ära, et nagu hormonaalne töö saab rikutud ja et seda räägivad ju ise ka kõik need selle nii-öelda spordiala nagu nii-öelda sportlased, et see ja mina arvan, et ka nii-öelda noores eas ei tohiks kindlasti seda teha, et see on, noh, et minu enda jaoks oli kindlasti toidu kaalumine üks nii-öelda põhjuseid, miks ma jõudsin ka söömishäireteni, et see rets piiramine, see nii-öelda halb suhe toiduga, see, et sa nagu nii-öelda ei tohi süüa, sa pead olema nagu nii-öelda kogu aeg defitsiidis, et see ei ole ju tegelikult tavainimese jaoks nagu nii-öelda normaalne. See ei ole normaalne söömiskäitumine, et sa ei saa süüa niimoodi elu lõpuni, järelikult see juba on nagu nii-öelda vale. Et sa pead sealt väga paljud asjad eemaldama, mida võib-olla nagu nii-öelda, noh, tavainimene tegelikult ju nagu nii-öelda naudib. Et see nagu nii-öelda, et esiteks see vaimne pool saab kindlasti väga tugeva põntsu sealt, pluss ka nagu nii-öelda see kui sa oled off-season, siis sa ei näe siuke välja, su lihased ei ole iga kiuga nagu nii-öelda väljas ja siis tekib ka see halb suhe iseendaga ja sellega, kuidas sa ennast nii-öelda näed, et see nagu iluideaalid lähevad ka väga äärmuslikuks ja et noh, ütleme nii, et mina ei ole mega suur fänn. Ma ei ole ka, ma mõtlengi, et minust see nagu need toidukarpidest, need pildid pidevalt, et see ongi nagu, ma ei tea, mul vahest endal hakkab nii halb tunne, ma tunnen, et nad söövad ka seda riise, hernest või mis iganes seal on, siis on nagu, siis ongi nagu pealkiri, et see on tervislik või see jätab siukse mulje, et ma peakski neid riisikalette iga päev sööma. Ja, siis no minule meeldib ka nagu, okei, ma enam nagu niimoodi ei food prepi, aga nagu nii-öelda ennast saab toetada väga tugevalt on sellega, et ma valmistan mingi toidu ette, et ma nii-öelda, et ma ei võtaks neid kiireid valikuid ja mõtlen oma toidukorrad läbi, see on minu meelest väga okei. Aga et noh, ongi ka see, et ma ise olin ka lõpuks ju siuke, et ma läksin vanaema juurde, mul oli kaasas 8 munavalget, sest mul olid kõik muud asjad söödud, mul oli ainult valgud alles jäänud. Et siis nagu ma nägin, kuidas mu ümber inimesed tundsid ennast kogu aeg üli ebamugavalt või et kohe nagu nii-öelda, kui mina kuskile läksin oma mingi toidukarbiga, siis mina ei söö ka tegelikult seda igapäevaselt. Et inimesed nagu hakkasid vabandama, siis minul on ülisavi, mida nagu te teete, et nagu aga et teised inimesed mu ümber tundsid ennast ebamugavalt ja et lõpuks ma ei tahtnud enam kuskil käia ka, siis ma ei viitsinud nagu selgitada ja ma ei viitsinud ka nii-öelda tegeleda sellega, et kõigil on ebamugav, et siis ma jäin ka nagu sotsiaalsetest nagu tegevustest, jätsin ennast väga tugevalt ilma, et lõpuks istudki selle oma nii-öelda riisi ja laheda toiduga seal kodus ja oled üliõnnetu, on ja et nagu, et mina jõudsin ka sinnamaani ja nagu väga ebaterved, noh, söömissööstud tekkisid sellest, et sa oled ikkagi nagu mingites nagu
ainete puuduses ja et ma ei tea, liiga vähe süsivesikuid ja siis samal ajal teed nagu ülipalju nii-öelda trenni, et siis sealt nagu nii-öelda ongi väga nagu nii-öelda halb suhe toiduga, et seda ma ikkagi nagu aastaid tulin sellest välja. Et kui ma vaatasin nagu nii-öelda seda taldrikut ja mõtlesin nagu mitte, et umbes mingi palju siin süsivesikuid on, palju siin rasvasid on, palju valku on, palju see enam-vähem on, vaid et nagu, et ma näen mingi, mis maitsev toiduke. Ja et ma pidingi ikkagi minema nagu ülikooli ja ma konkreetselt ikkagi nagu ju 3 aastat õppisin seal, kuidas ma ei tea, mu seedimine töötab ja mis nagu vitamiine mul vaja on ja et ma hakkasingi toitu nägema täiesti teistmoodi. Et nagu tänaseks päevaks ka, et nagu mind narritakse väga palju sellepärast, et ma räägin toidust nagu oma sõbrast, et ma olengi mingi, oh my god, et siin on nagu umbes mingid, ma ei tea, mis vitamiinid ja siis nad lähevad meie sisse ja siis nad aitavad nagu umbes mul organismil nagu tööd teha ja ma ei tea, et nad ju toimetavad, et mõtle, et meie nagu sööme ja siis nemad lähevad, teevad meie varba küünt, et mõtle ja siis nad tulevad tagasi, võtavad jälle oma nagu need ained ja siis lähevad, viivad selle uuesti sinna varbasse ja siis ehitavad, et nagu mõelge, kui palju nagu osakesed nagu tööd teevad meie kehas ja siis sa mõtled, et ma ei tea, et ma ei anna talle süüa või et ma söön ainult mingisugust teatud, ma ei tea, ainult low calorie mingisuguseid asju või low fat ja sugar free ja kõik nagu need ka, et selle fitness maailmaga, mis ma võib-olla veel nagu juurde ütleks, on see ka, et sealt tuleb hästi tugev see valk, protein. Et nagu, et kui sa jõusaalis ei käi, siis sa ei pea sööma selle mingi 400 grammi valku igapäevaselt, et sa mingi tretsi lihast ei kasvata. Et nagu valku hoiab kõhu täis ja tal on täiesti enda koht ja ta on nagu nii-öelda väga hea asi, aga et nagu, et sa ei pea sööma kõiki neid tooteid, ütleks mina nagu. Jah, et pigem on see, et nagu mina ütleks seda, et söö eestimaist toodangut, söö puhast toitu, söö kohu, piima, kodujuustu, söö nagu päris toitu, mis annab sulle naudingut, mis nagu samal ajal nagu, et sul on hea olla. Et see, kui ma söön nagu, minul lõpuks, et nüüd, kui ma tänaseks päevaks ikkagi söön suht puhtalt, et siis nagu mul hakkab juba kõht valutama nendest toodetest, et sa saad aru, et see ei ole nagu nii-öelda meie seedimisele ka kõige parem nagu nii-öelda asi, et pigem nagu just süüa nagu päris asju. Et ja harjutada ennast nagu puhaste maitsetega ongi nagu mingi, ma ei tea, marjad, kõik nagu nii-öelda värske ja puuviljad ja et nagu, ma ei tea, tatlikesed on ju, mis on ka värsked, mitte kõik need jälle, mis on hästi moodsad. Suhkrused. Ja, et nagu, et süüagi nagu nii-öelda võimalikult hästi, just see, et ma ei tea, ja nagu vastavalt hooajale ka, et praegu ongi, sa saad vanaema juurest mingi reitsilt, tõunu, nosi, neid, tee nendest omal igasugused magustoite ja asju, ja et nagu korja omale mingid marjad nagu sügavkülma ja sa saad neid süüa, et mina jumaldan, ma ei tea, et õhtu vaatad Netflixi, siis ma lutsutan tikreid sügavkülmast ja nagu kirsid on päriselt magusad, ja et sa saad, ma ei tea, see külmutatud banaan läheb ju nagu tekstuur, läheb nagu jäätiseks ja mingi, et sa saad nii palju lahedaid asju teha, mis on nagu sulle head ka. Et sa ei pea ostma seda mingi 8 eurost jäätist, sest seal on kirjutatud, et mingi low fat mingi. Või et see on ainult mingi 300 kilokalorit, siis on samas see mingi, miks ma peaks liiter jäätist üldse korraga ära sööma nagu. Et ma pigem võtan selle väikse mingisuguse jäätise, söön selle ära, saan naudingu kätte, olen sõin jäätist, kui see, et mingi ma saan nagu mingi liitri süüa, kõht valutab, aga nagu mingi et seda söövad kõik, kes on mingi, ma ei tea, Jimmy-särgi riietusena. Aga kas sa ise nagu neid proteiinipulbreid siis üldse ei ole tarbinud või alguses kunagi muidugi, sest see oli ju nii populaarne, et nagu mingi et ma käin jõusaalis, siis ma pean see kodus olema. See shaker, vaata see kapp läheb siis. Mina nagu nii-öelda neid, ma panin söögi sisse, panin seda pulbrit, et ma nagu nii-öelda ei ole kunagi joonud, seepärast, et mulle sellest minu meelest ei saa kõht täis ja mulle meeldib nagu nii-öelda närida ja nosida. Et siis nagu ma valin alati selle, et ma saaks nagu nii-öelda süüa midagi, kui see, et ma nagu joon midagi. Ja siis, aga et ma olid ka kõik need batoonikesed aga kuna mul on diabeet, siis ma ikkagi mingitel hetkedel nagu valin selle, et ma võtan selle nagu nii-öelda batoonikese, sellepärast, et mul muidu nagu nii-öelda mingitel hetkedel selle šokolaadist võib hakata väga halb, on. Aga et nagu ma ka järjest nagu nii-öelda vähendan
neid nagu nii-öelda toodete valikut, et mingid on nagu nii-öelda paremad, mingid on nagu nii-öelda kehvemad, aga et nagu, et et see nagu sagedus, mitu korda nädalas ma näiteks seda proteiinibatooni söön, võiks olla mingi, ma ei tea, 2 on ja, et see batoonikene võiks olla nagu valik C, et valik A on see, et ma söön päriselt kõhu täis, valik B on see, et ma võtan nagu kuskilt, ma ei tea, paks sinki, söön seda kas või on ja, või võtangi nagu mingisugused banaani ja mingid pähklid, mis ka tundub nagu ülilamp on ja samamoodi võta, ma ei tea, kohuke ja banaan on ja, et minu meelest ka see on parem või et võta lihtsalt mingi, ma ei tea, kohupiim, toru, mitte kedagi ei koti, kui sa võtad selle ja sööd, lihtsalt luristad selle sisse, on ja. Et sul on ikka parem olla, kui see, et ma maksan mingi juba tänaseks päevaks mingi 4 €. See on ebareaalne ausalt öeldes. Et ta on nagu nii-öelda, ta on parem valik kui see, et ma jätan ennast söömata, aga et nagu, et ta ei peaks olema meie esimene valik. Esimene valik. Aga kuidas... Okay. Ei, ma mõtlesin, et sa ütlesid enne, et sa nagu hullult vaatasid analüüsid toitu, aga sa tänasel päeval sa enam ei vaata, et umbes numbrite või grammide asjadega, et kuidas sa mida tarbid, et see pigem, mis sulle maitseb. Jah, et ainus asi, mida ma kaalun, on puder, sest ma ei saa kunagi aru, palju seda sinna potti läheb, ma alati nagu nii söön selle kõik ära. Kui ma söön nagu mingist kogusest üle, siis mul lihtsalt hakkab hästi halb. Et siis ma sellepärast nagu kaalun. Aga et muidu mitte, et pigem on see, et ma vaataks kogu aeg, et oleks tasakaalus, et iga toidukord, mis ma söön, oleks tasakaalus. Ja just selles osas, nagu, et seal oleks rasvad, valgud ja süsivesikud. Ja ma mõtlengi nagu nii-öelda läbi, et kui ongi olnud näiteks lõunasöök on olnud rohkem süsivesikuid, siis ma õhtul söön rohkem valgulisi asju, et ma nagu nii-öelda, et mul on need teadmised olemas, siis mul on lihtne tegelikult süüa. Ja just, ja sa näed nagu, okei, ma ei tea nüüd, kui ma valin siit midagi on ja millest ma saaks kõige rohkem neid vitamiine, kes hakkavad mul veovarbastesse viima neid asju. Ja, et nagu, ja see ka, et ma üritan igale poole panna ülipalju köögivilja sisse ja nagu, et see magus asi oleks pigem ka marjakesed ja et iga toit, mis ma söön, ikkagi annaks mulle ka midagi. Et muidugi mingid päevad on need ka, kus ma ikkagi nagu, et ma ei tea, ongi tahad jäätis süüa ja et ma ei tea, siis kui ma käisin vanaema juures ka, ma arvan, et ma sain mingi 8 kringlitükki seal nagu, et ma ei olnud nii ammu saanud seda esiteks ja et kogu aeg sõid veitsi liha vahele ja väike juustumams, aga et noh, et ma ikkagi nagu nii-öelda nosin siukseid asju ka või et kui keegi nagu ma ei tea, mul sõbranna ka hullult nagu nii-öelda kokkab ja küpsetab, et siis ma maitsen ikka neid asju, olen nagu mingi et noh, et ta juba ütleb ka mingi, et sina rohkem ei saa süüa, et sa hakkad muidu värisema ja siis ma olen nagu, nii tahaks, et nagu vahepeal on see nagu kurb, aga samas nagu mingi, et ma ikkagi mingitel hetkedel söön ja et see on nagu täiesti okei, et ma lihtsalt pean asjad nagu nii-öelda läbi mõtlema enda jaoks. Aga kas sul on mingisugune mingi hull lemmiktoit ka või nagu nii-öelda cheat meal, et sa tead, et toiteväärtus on justkui sinu jaoks nagu, või noh, et sa ei saa sealt midagi tegelikult justkui tagasi, aga see on lihtsalt nii hea, et siis aeg-ajalt lubad endale seda? No tänaseks päevaks on ikkagi see, et minu nagu nii-öelda mõttemaailm on hästi palju muutunud, mu nii-öelda elustiil või nagu minu normaalsus ongi see, et mis ma tahan, siis ma mõtlen mingi, et ma tahaks pärlkuskussi umbes nagu mingi selle veisaklihaga, siis sinna panen umbes seda peeti ja siis fetajuustu ja nagu mingi, ma ei jõua ära oodata, mingi ma tahan seda süüa. Ja et umbes mingi kamapallid mingi mustikatega ja siis panen sinna seda mingi šokolaadipudingut ja mingi või kohupiima, et see need on nagu minu, et mu maitse-eelistused on ka juba või maitsed on nagu nii-öelda muutunud nii, et et kui sa küsid näiteks tänasel päeval, et mis ma Mäkis tahaks. Ja seda ma mõtlemegi, et kas see kiir... mis su Mäki lemmikorder on? Et ma ei ole nagu aastaid söönud ja... Päriselt? Oh my god. Et noh, mul on natukene see ka, et ma tunnen, et nagu minu see enesearmastus ka, et ma ei taha seda endale teha. Et nagu ma näen nii palju vaeva, et siis nagu, et see ei ole see, et et see on ikkagi minu jaoks nagu nii-öelda rämpstoit ja et ma ei taha endasse seda. Et mulle maitseb selles mõttes šokolaad rämedalt. Et magusad see nagu, et ma olen pigem siuke nagu magusa lembeline. Et need on ikka asjad, millega ma nagu nii-öelda näen vaeva, et ma ikkagi tahan nagu nii-öelda magusaid asju, aga et ma isegi nagu ei mõtle nii, et on nagu
mingisugune cheat meal, sellepärast et nagu, et see on juba nagu nii-öelda ebaterve mõtlemine, on ju, et nagu, et kui ma tahan midagi süüa, ma võin kõike süüa, ma olen täiskasvanud inimene, ma käin tööl, mul on raha, ma võin endale kõike lubada, on ju. Et selles osas, et nagu, et ma ei pea mõtlema, et kui ma midagi ära teen, siis ma võin süüa midagi, et see juba on nagu, noh, et ma ei ole koer, et ma ei saa nagu nii-öelda snäkikesi selle ees, kui ma olen ilusti istunud või nagu nii-öelda astunud, on ju. Et ma võin igapäevaselt endale midagi lubada, aga et mina lihtsalt eelistan seda, et see, mida ma söön, on hea, et ta nagu käib minu nii-öelda eesmärkidega kaasa, ta annab mulle midagi, aga et nagu, et vahepeal ikka nosid ka mingisugust saiakest, aga et siis on ka see, et lähme sõbrannadega jalutama, lähme sööme selle saiakese, naudime seda, lähme teeme veel mingi tiiru peale, et see on nagu elamused umbes, et veedan kvaliteetset aega, nosingi midagi toredat ja nagu, et ma naudin seda. Et mitte ei ole see, et ma söön selle umbes mingi, ma ei tea, McCain ära, siis mõtlen mingi fucking hell tegelikult nagu, et no nii halb, aga et nagu, no see oli nii hea, aga noh, et ma pärast tunnen ennast ikkagi halvasti. Yeah. Et nagu, et pigem need jah, et tänaseks päevaks ikkagi minu toiduvalik on väga nagu nii-öelda teissugune, aga see on nagu minu jaoks juba nii normaalne, et ma alati eelistan seda, et ma teen toidu ise, kui see, et ma käin söön väljas. No päriselt, aga kui sa väljas käid, kus sa üldse käid? Nii, mina käin näiteks Pop selles kohvikus, seal mulle meeldib hullult üks kanavräpp, mis on ülilihtne, siis mulle meeldivad need igasugused kausikesed ja kõige rohkem ma käin armuudusšašlõkki söömas. Ma armastan liha. See on nii hea, ma käin seal mitu korda, see on hea. See nagu, see on nii hale, aga kõik on ka alati nagu ja Stefani grillis on ka nagu see nii-öelda see šašlõkk on mu lemmik, et ma käingi nagu lihakohtades, et poistele hullult meeldib see, et nagu nemad eelistavad meil nagu söömas käia. Et tüdrukud on vahepeal see umbes mingi tahaks mingi peenesse sushit. No sushit sa ei söö? Aga mul pole kunagi maitset ka. Et ma olen natukene nagu selles mõttes, et ma ei ole nii võib-olla moodne neiu. Lihtne. Et nagu mind ei huvita, mulle ei meeldi näiteks pitsa, et see on minu meelest nii lambine, et see on nagu sama, et mingi võileiba kodus süüa. Et nagu, et noh, pastad on ka, et see välismaal on minu meelest nagu veits lahedamad need, et seal võib-olla nosin neid. Aga noh, et siin ma ei lähe makaroni sööma, ma võin siis seda kodus teha. Et nagu, et jah. Tegelikult küll, kui sa mõtled, kujutad, sa lähed nagu, räästad, see pitsa ongi nagu võileiba, ma ei tea, pane ahju või makaroni. Kujutad, mis nagu margin seal on, kui ma lähen kuskile restasse, maksan 20 eurot selle ees. Ja vahest ei ole isegi hea, on ju. Ja siis, ja see on lihtsalt ongi mingi koor juust. Ja siis mulle, ma arvan seega, et kuna ma sööngi päris palju liha, siis et sellest ma tunnen, ma saan kõhu täis. Ja siis on see, et ma lähen sööd kuskil pitsa, minu näiteks ei saa sellest kõht mega nagu täis. Et korraks nagu on see, et mul hakkab nagu see, et mul hakkab veel umbes mingi, ma ei tea, kõht valutama ja siis ma jõuan koju ja siis ma mõtlen, et nüüd tahaks midagi veel süüa. Et juba ka võib-olla sellepärast ma ei eelista nagu nii-öelda sukseid toite. Et nagu, et me sööme ikkagi selle põhjusel, et kõht saaks täis. Et sellepärast ma meeldib ka ise teha. No see ongi fair enough, siis teedki. Aga kuidas sul on, me teame, et sa alkoholi ei tarbi? Jah, aga see on nüüd viimane, ma ütleks, et aasta. Okei, et see on natuke aasta vist on jah. Et hästi minimaalselt ma olen paar klaasi mulli jäänud. Aga see tuleb ka sellest, et sa oled nüüd lihtsalt nii palju teadlikum või? Ega ma tegelikult mul ei ole kunagi olnud väga tervislik suhe alkoholiga, et depressiooni aegadel ma ikkagi väga tugevalt nagu nii-öelda matsin oma tundeid sinna alla, et ja noh, mul oli väga raske nagu öelda ei ka, et noh, nüüd ma saan aru ka sellest, et see on ATH teema ka, et me oleme väga nagu nii-öelda kergesti mõjutatavad ja kohe kõik, mis on lõbus, ütled 2 korda, teeme 1 klaasi mulje, ma olemegi, et ei, teeme ikka, siis ma olemegi taavai. Okei, ma lähen istoon. Ja noh, et mul ei kunagi ei saa nagu nii-öelda sellest, et minu joomisharjumused on ikkagi noorest saati olnud see, et hommikuni, kuni kedagi enam ei ole, et kuni kõik kohad on kinni või kõik alkohol on otsas, et ei ole see, et nagu mingi lööme klaasid kokku, oleme mingi juhu, et see on nagu nii-öelda nüüd tund, aga pigem on ka see,
et see viimane aasta vist mul tekkiski see, et ma lihtsalt, et ma ei tahtnud juua, et tegelikult juba eelmise nagu nii-öelda 1 aasta enne seda mul oli, et ma ei tahtnud juua, aga ma ei suutnud öelda ei või nagu ma ei julgenud öelda ei, ma ei suutnud oma peast tulla nagu nii-öelda toime sellega, et ma olen noor inimene, kuidas ma ei joo, et vahepeal ikka ju ja et pluss nagu kõik tüütavad siin nii rämedalt sellega, et nagu ei ole ei, sa pead valetama nagu. Et see oli ka minu jaoks nagu hästi nagu tüütu, et sa kogu aeg pead rääkima umbes mingi, ma olen antibiootikumite peal. Ja siis tänasel päeval on ju uued kõik moodsad ravimid siuksed, et aga sa võid ikka juua, see ei mõjunud, et sa on mingi fucking hell, okei, ma olen autoga, jäta auto siia, võtame Boldi. Noh, et mis ma ütlen lõpuks nagu, et sa pead rase, kogu aeg rase. Võib-olla see on see ka, et inimesed ei taha nagu üksinda alkoholi pruukida, et siis see on juba imelik ja siis see paneb sulle sildi. Kogu aeg siuke olnud, et kui ma tahan juua, nagu keegi teist ei pea jooma, ma võin üksi ka juua nagu. Et selles mõttes, et noh, ma olengi nagu, ma arvan, et hästi nagu teistmoodi teistest ja tänu sellele ma olen hästi keeruline, aga et vahepeal ma lihtsalt ei saa aru, miks inimesed ei mõista mind või nagu, et miks on vaja suruda ja sa peadki olema hästi konkreetne ja siis inimesed solvuvad su peale, on. Et lõpuks sa lihtsalt nagu ei käi enam nendes kohtades või sa ei läbi nagu nende inimestega, kes nagu ei käi sinu väärtustega nagu nii-öelda kokku või kes panevad sind halvasti tundma sellepärast, et sa kas või ei tarbi seda märjukest. Et sellega on olnud mul nagu nii-öelda väga keeruline, et mul on ikkagi sõpruseltskond ka nagu läbi aastate väga palju nagu nii-öelda muutunud tänu sellele. Et tänaseks päevaks ma ikkagi nagu nii-öelda, noh, et ma ei tea, et ma lähen kuskile, siis ma just nagu reedel arutasime mingi sõbrannaga, jalutasime jälle kuskil ja siis läksime mingi Selverisse, et ma tahtsin umbes õuna osta ja siis mõtlesime, siis ta nagu ütles ka mingi, näed, meie siin umbes mingi reede õhtul Selveris ja siis ma ütlesin, et nagu, et nii huvitav, et mul isegi ei tule enam pähe see mõte, et jooks, aga et samas on see, et näiteks sünnipäeval ma tahtsin nagu nii-öelda pokaalikest juua ja et kokku lüüa, et see on nagu nii-öelda, et ma ei keela mitte midagi, ma ei ütle seda, et ma olen mingi, ma ei tea, karsklane või et ma ei joo enam, et ma arvasin tegelikult, et ma suvel joon kindlasti rohkem, aga ma ei joonudki, et umbes mingi Aperol on nii lahe ju kõik joovad seda või et ongi rosee, et aga nagu, et ma ei jõudnudki Aperolini, et ma jõingi vist mingi 2 korda või 2 või 3 korda jõin paar nagu pokaali. Et ja mul on külmkapis ka olemas, et kui keegi tuleb ja tahab, siis ma pakun, et nagu, et või et äkki minul tekib tunne, et ma tahan juua, et siis mul on nagu nii-öelda, et ma saan seda teha, aga et nagu, et mul on lihtsalt kuidagi nagu nii-öelda huvi kadunud. Kas see on normaalne? Nagu... Aga tead, nii huvitav on, just me enne ka rääkisime, nagu noh, okei, vaatajad ja kuulajad ei saa maitse seda, aga meil on ka on 0, et kuidas sulle maitseb see, et vaata, siin Gin-Ginis räägida ka, et on, kõik arvavad, et see justkui, kui sul on nagu see 0 alkohol, et siis see on justkui nagu mingi limonaad või et see on rohkem suhkurt täis või et seal on mingid, ma ei tea, asendajad, mis iganes, et tänapäeval on need kõik alkovabamõrd nagu hästi sarnased. Ma tean, et Gin on nagu ülipopulaarne, et on äravahetamiseni sarnane. Tegelikult ongi, kui sa tahad juua, et tegelikult sa võid ju seda ka juua, et sa nagu, ei tea. Aga mina ei ole kunagi nendest alkoholivabadest jookidest selles mõttes nagu aru saanud. Kui sul janu on, siis ma joon vett ju. Jah, et või noh, ma ei tea. Võib-olla ilus pudel. Võib-olla see vibe lihtsalt. Jah, aga no see on jälle nii-öelda minu teema, et kuna mul on nii-öelda väga nagu nii-öelda teistsugune suhe alkoholiga olnud ka, et siis nagu, et noh, sa jood nagu džinni kokteili ilma nagu nii-öelda alkoholita, ma olen mingi, no see ei ole nagu nii-öelda nii mega hea, et ma olen mingi tahaks hullult mekutada, on ja. Või et samamoodi nagu, et kui ma tahan nagu nii-öelda juua, siis ma saangi kõike muud juua, on ja, aga et alkohol ei ole nagu nii mega hea maitsega, et ma nagu nüüd oleks mingi nii tahaks seda, jah. Et nagu, et sa ju tegelikult tahad seda väikest suminat ja nagu, et sa tahad seda nagu nii-öelda alkoholi seest. Ei muidugi aru saada. Aga jällegi, ülihea võimalus nendele, kellele maitsevad need asjad ja nagu selles mõttes, et ja see on ikkagi omaette elamus ka. Nagu, jah, et nagu, et pigem minu meelest las tarbivad seda, et või noh, ma ei ole ka selles mõttes üldse alkoholi vastane, et kui sul on head suhted sellega ja nagu nii-öelda, ma ei tea, tahad ei kuritarvita. Nagu jah, et tahadki nagu nii-öelda kuskil pokaalikest juua, siis minu meelest on see täiesti nagu nii-öelda okei.
et kas on jälle nii-öelda kõik asjad peavad olema nagu õigetes kogustes, on ju. Et kui ma ja ka see, et kui ma tarbin iga nädalaselt, siis minu meelest see juba ei ole tegelikult okei. Et on probleem. Nagu jah, et on ikkagi, me ei pea esiteks iga päev jooma aga et nagu, et me ei pea ka tegelikult nagu nii-öelda iga nädal jooma, mis on ka minu meelest nagu nii-öelda eestlastel väga tugev teema. No meil on ju kõike, absoluutselt on külmõues, me joome, on soeõues, me joome, absoluutselt kõik on sellega seotud. Aga see ongi nagu eestlaste puhul nii raske, et meil on jaanipäev on ka ju ainult püha selleks, et juua. Kas keegi on üldse mingi teise mõtte, kas sa kunagi tähistanud? Ja nagu üldse nüüd on hästi palju see on väga ebapopulaarne arvamus võib-olla minu poolt, aga saame saata pärast õiendada igalt poolt. Aga näiteks spordi osas ka minu meelest kas või padeliüritused käivad hästi tihti alkoholiga. Mina ei saa, nagu no mitte nüüd küll alati, aga üldjuhul, kui on siuke nagu fun sõprusturniir selline. Et ongi, et sponsor on ikkagi ju tegelikult meil mingisugused alkoholifirmad. Et nagu, et hästi palju tehakse sport liidetakse alkoholiga. Ja vaat tegelikult on ülitihti olnud, saad ise ka näidata mingi pilaates ja mull või mingi padel ja mull või aga see on vaata kuidagi sellele see tundub sulle kuidagi ahvatledavam siis, kui seal on nagu mingi alkohol juures ja võib-olla siis on nagu see, et sul on nagu sport mis on minu arust nagu nii kui me mõtleme tervise mõttes, siis nagu nad ei käi mitte kuidagi kokku. Nad ei käigi. See on pigem nagu socialisemise eesmärgil. Ja sellepärast nagu, et mul on jälle nagu mingid asjad on minu jaoks nagu nii-öelda keerulised nagu nii-öelda mõista ja et mina tahaks võib-olla, et see maailm jõuaks ka selleni, et me teeksime teistmoodi neid asju. Et algselt, kui nagu ma tundsin, et ma ei taha enam juua, siis mina paningi näiteks omal mingi, ma ei tea, laupäeva hommikuks panin padeli, läksin kell 9 mängima teiste hulludega, kes nagu ei Peppi on täpselt samasugune. See ongi nii lahe ja nagu kõik mingid, ma ei tea, lähed käid jooksmas ära ja siis ootad, millal su sõbrad ärkavad nagu mingi. Ja sul on juba tehtud, sa nagu okei, minna chillima. Alati Peppi käib peol ära ja siis ma näen, ärkan üles, vaatan, Peppi on padelis käinud. Ma mingi okei, või siis ta juba matkab kuskil või teeb üldse mingi imelik asju. Ma olen siis mingi, oh my god, et kuidas sa alati Peppi või ta on kuskil, ma ei tea, võrgumängu vaatamas, lihtsalt vaatamas hommikul. Ja see on ka nii tuksis, et ma kunagi narrisin oma parimat sõbranat rämedalt, et ta käis mingi padeli neid võistlusi vaatamas. Ma ei mingi, sul ei ole mitte midagi oma eluga teha, kui vaadata, kuidas teised mängivad, sa isegi sa ise mängida. Ja sa ise mängi, ja nüüd olen ise ka see kahjuks, et lähedki vaatad, vahepeal olen nagu mingi 10 tundi seal vaatad hommikust õhtuni mingi neil on nii lõbus, tahan ka mängida, aga ei saa. Et väga hale, et see sport on ikkagi väga siuke nagu nii-öelda kaasahaarav ja et mina valiksin kõik need tegevused enne kui nagu nii-öelda pidutsemise. Aga tänaseks päevaks ma saaks ikkagi öelda, ma ei ole aasta aega nüüd normaalselt peol ka käinud, et ma... Ega midagi ei toimu ka väga, sa ei ole millestki ilma jäänud. Jah, aga nagu ma just mõtlesin see nädalavahetus sellele, et nagu ei oskaks isegi enam kuskile nagu nii-öelda minna, et aga korraks tekkis huvi, et ma tahaks ühe korra vist nüüd välja minna, et tahaks näha, mis toimub. Nagu jah. Tahaks näha, mis inimesed on, kes liigub kus. Mulle nagu tegelikult nagu suhelda meeldib, aga samas, et ma väsin sellest nii rämedalt ära, et siis ja ma tavaliselt nagu pettun hästi palju inimestes, et siis mulle meeldib ka elada oma selles nii-öelda mullikeses, kus ma nagu nii-öelda saangi olla see printsessike ja arvata, et kõik on hästi toredad ja lahedad ja kõik halb on maailmas kadunud. Et siis ma lähen korra välja ja siis ma olen jälle oh my god. Et aga nüüd mul on väike huvi. Et ma tahaks kuskil peole minna. No siis peab ootama. Siis me peame korraldama midagi. Ja, siis me korraldame mingi peo kiirelt. Aga kuidas sa muidu nagu sõpradega või lähedastega suhted on, et kui nad teavad, et sa oled nagu selline, et sul on siuksed huvid ja sul on mingi teadmine, võib-olla sa kaalud nagu mingeid asju, no üks on see, et sa ei joo alkoholi võib-olla on ja, või et ma ei tea, toitumist jälgid, et kas sõbrad, esiteks, kas nad on ka influenced sellest, et ma ei tea, et nad siis on nagu mingid okei, et räägi mulle, et kas see on okei või mis valikuid me peaks tegema, et kas sa oled nagu neile nõustaja või... Ja kas sõbrad küsivad sult nõu pidevalt? Jah. On siukest? Mitte nüüd näiteks... Et kui teadlik probleem, või nagu mitte probleem, aga et kui teadlikud nad on selles? No minu sõbrad on ikkagi... lähiring on väga sarnaste huvidega. Okay. Et kõik nagu nii-öelda
teevad midagi ja kõik ikkagi, noh, söömisharjumused ka pigem on nagu siuksed, nagu, nad ei ole võib-olla nii nagu, ma ei tahaks öelda, et ma olen äärmuslik, aga et ma olen sinna poole võib-olla, et siis nagu nemad ei ole siuksed. Ja sa võib-olla lihtsalt rohkem distsiplineeritud. jah, võib-olla see ka, aga nagu ma arvan, et see ongi, mis mulle meeldibki oma sõprade juures, et neid ei häiri see, et mina olen siuke või nagu ma kunagi ei anna hinnanguid sellele, kuidas minu sõbrad söövad või nagu ma suunan võib-olla mingitele asjadele, kui nad on küsinud või huvi välja näidanud. Et selles mõttes, et oma sõbrannadele küll ma jagan nagu nii-öelda vahepeal oma mingisuguseid toitumiskavasid, kui nad soovivad seda ja ma räägin ikkagi nagu, ma ei tea, poest nad saadavad mulle mingitest asjadest pilte, siis ma ütlen, mis mina valiks, või et kui ma teen nagu mingisugust sööki, siis nad küsivad retsepti, aga et ma ei tea, et kui mu nii-öelda sõbranna tahab minna Mäkki, siis ma lähen taga kaasa, mina seal ei söö ja noh, me võtame mulle nagu umbes mingi, ma ei tea, rimist midagi onju, aga et nagu see, et nad ise nagu, mille üle mul on ülihea meel, et mu sõbrannadel ja sõpradel on ülisavi nagu, et nad tulevad sööma minuga neid asju, mida mina tahan, mina võin käia nendega kaasas, mida nagu nii-öelda nemad tahavad, et nad ei lase ennast nagu nii-öelda häirida sellest või et väga paljud nagu nii-öelda võõrad inimesed, ma näen, kuidas neil hakkab ebamugav minuga, et umbes mingi, ma ei söö seda iga päev, noh, mingid sugused kommentaarid ja nagu, et noh, mina olen nagu seal, et mul on täiesti üks. Sa ei pea mulle selgitama, nagu ma ei ole su ema. See ongi, et no me täiskasvanud inimesed, me teeme igaüks täpselt nii, nagu me tahame. Näiteks, kui ma õppisin tervisejuhiks, siis oli ka, et me lõunal, noh, ma õppisin Haapsalus ka, käisin mingi Coopis, kus on kõige odavam, võtsime sealt soojas letis midagi ja siis, noh, sa oled terve päeva koolis, sa kasutad oma aju rämedalt, ehk siis nagu kõik võtsid mingisugust magusat asja ka, mingisuguse šokolaadi ja sealt tulid ka vahepeal mingisugused inimesed olid nagu oi, tervisejuhid söövad siin niimoodi šokolaadi ja siis sa mõtled, vau, et et siuksed asjad on nagu minu jaoks üli nagu esiteks ebaviisakad, ebavajalikud onju, pluss ongi see, et šokolaadi võib ka süüa, et nagu see, kui ma olen tervislik, ei tähenda seda, et ma ei tohiks süüa magusad, ma ei tohiks nagu nii-öelda, ma ei tea, väljas käia, ma ei tohiks vahepeal pokaali juua, et nagu sa võid kõiki neid asju teha, tervislik ongi see, kui ma nagu nii-öelda erinevaid asju teen, mul on hea suhe toiduga ja samamoodi, et nagu nii-öelda mul on hea tervis. Et see ei ole ainult see, et ma näeksin mega skinny välja, vaid nagu see, et mul organism töötaks väga hästi, mul oleks nagu vaimne tervis korras, ma olen nagu füüsiliselt heas vormis, et ma saan kõiki asju teha, ma jõuan liikuda, mul on nagu nii-öelda organid töötavad nii, nagu nad peavad. Et see võiks olla see eesmärk, mitte see, et nagu, ma ei tea, ma saaks ainult nabapluusidega käia. Aga ma arvan, meil on täiega palju kuulaja küsimusi ka. Ja meil tuli mega palju küsimusi, kõik tahavad advice'i saada. Ja siin keegi kirjutab, et kui halb on juua hommikuti kohvijooki versus päris kohvijook, äsin, kolmin, pulbrid, et kus on need pakid. No need on väga kehvad asjad. Oi. Ära neid küll ju. Ei, selles mõttes seal on piimapulber ja seal on ju mingi suhkur juba sees, et pigem te ise pigem juba kohvi juua. Aga palju on normaalne kohvi üldse juua päevas? Kus mina tean. Kas sa oled kohvi armastan ise muidu? Räme, aga armastan kohvi. Et noh, see on see nii-öelda ATH ka, et ma lihtsalt võiks mingi 30 kohvi päevas juua ja ma oleks ikka mingi veel. Aga noh, et esiteks tühja kõhu peale ei tohiks ju kohvi juua ja kõik nagu siuksed asjad, aga mina arvan ikkagi, et mingi 2-3 kohvi päevas on nagu okei juua. Et see on ikkagi jälle see, mis mina ütlen ka, tervisenõustamisi ma teen ka ju üks-ühele selle mõttega, et me kõik oleme erinevad. See, et mis toimib mulle, ei tähenda, et see toimib sulle. See, et ma ei tea, mina ei saa mingeid asju süüa, ei tähenda, et sina ei tohi neid asju süüa. Et taaskord, et nagu, et kui mõni inimene, mina võingi juua õhtul ka kohvi, mul ei juhtu sellest mitte midagi. Et kofeiin lihtsalt viib hästi palju vedelikku välja ja ta viib hästi nagu selle käigus ka vitamiine välja. Ehk siis, ja noh, alkohol ka tegelikult, et kui sa ikkagi arvad, et sa tahad juua, siis joo, aga et võta järgmisel päeval kindlasti nagu nii-öelda vitamiine juurde, et su keha on endast tühi. Aga et kofeiiniga ka, et nagu, et kui see ei mõjuta sinu nii-öelda magamist, puhkamist, siis nagu noh, naudi, jah.
et selles mõttes, et nagu meil kõigil peavad mingisugused asjad ikkagi pahed jääma ja ma arvan, et see, kui sa jood kohvikest 3 tükki päevas, ei ole kõige hullem asi siin maailmas. Aga üldse peale, nagu ma mõtlengi peale, et nagu sellist heavy pidutsemist, mis peaks olema järgmine päev, mis ma peaks tarbima, et nagu sellest pohmellist. Ja Nelle tarbib kurki. Mina söön näiteks kurki ja ma olen heavy kurgisööja lihtsalt. No kurk on puhas vesi. Jaa, aga sellepärast, et aga ta täidab nagu kõhtust, et sul on nii paha olla, on ju, sa taha väga midagi, see kurk on nagu lihtsalt vesi ja ta, ma ei tea, ta on nii kerge asi. Lihtsalt nagu soolasid kindlasti, elektrolüüde võiks juua, on ju. See elektrolüüd ei ole skämm, ma kuskil kuulsin, et need peaks olema nagu skämm. No mina ei ütleks ikkagi, kui sa oled nagu kõva, mitte pidutseja, aga nii-öelda spordilembeli inimene, et siis ta ikkagi nagu nii-öelda taastab su keha nagu päris korralikult. Et ikkagi, et võiks siis juua. Ma arvan, et kindlasti oleneb missugused nagu nii-öelda elektrolüüdid ja oleneb ka tegelikult sellest, missuguseid vitamiine me tarbime. Et isegi tegelikult tuleks mõelda, et nagu mis kapsel seal ümber on, et kas on üldse nagu nii-öelda seedub sul ja et selles mõttes nagu ei ole ka, et kui sa leiad kõige odavam asja, siis ta ei ole alati kõige parem. No ma ei tea, mul on kodus need lahustuvad tabletid, ma ei tea, kas need on head. Midagigi. No vähem midagi, mul tunne, et on midagi. Vähemalt sul vaata see mindset nagu, et okei, ma võtan nüüd varsti hakkab parem ja siis sul hakkabki parem juba alateadlikult. No tavaliselt ei hakka, aga küll ma hakkama saan oma kurgiga. Aga joomisest rääkides, siis siin on küsitud, kuidas saada lahti sellest, et jood magusaid vedelikke, mitte vett? No maitseveed siis äkki. No jah, et tegelikult oma seda nii-öelda, see on harjumus, harjumus tuleb muuta. Et seal saabki minna nagu nii-öelda samm-sammult, et kui ma olen harjunud jooma igasuguseid näiteks karastusjooke, sealt võtangi kõik need lahedad nagu nii-öelda mooduveed, mis on nagu nii-öelda väiksema kalorlusega ja nagu ka tegelikult maitsega ja sealt ikkagi nagu see, et ostangi omale mingi laheda pudeli, et ma tahaksin rohkem sealt juua, panengi sinna sisse nagu neid asja, mis mulle nii-öelda meeldivad igasugused marjakesed, et ja noh, et jälle teha see ka nagu nii-öelda mugavaks, et kui sa paned sinna omale mingi jõhkralt manti sisse ja siis sa ei viitsi seda pärast pesta, siis sa oledki nagu mingi okei, nädal aega jood ja siis sa mõtled juba, et ma savim ostan seda pudeli, mingid nagu joogikest, et nagu, et teha enda jaoks hästi nii-öelda mugavaks ja lihtsaks asjad, et ma päriselt viitsiks ka nagu seda teha, et see oleks nagu nii-öelda see siuke nagu nii-öelda pudelik ka, et sa nagu tahad sealt juua. Et võidki teha omal igasuguseid ju nagu nii-öelda see külmutad mingisugused apelsinid ära, sidrunid ära, viskad need lihtsalt sisse, et sul on lihtsalt mugav neid jälle nagu ära visata pärast, et sa ei pea hakkama seal nagu nii-öelda, ma ei tea, mida tegema. Et igasugused erinevad nagu nii-öelda marjad, et marjad on väga-väga-väga kasulikud, eriti mustsõstar, see vitamiiniallikas. Seda peab tarbima eriti talvel. Mina tarbin ka. Et kõik astelpajud asjad, et need on, et neid saab lihtsalt joogi sisse panna nii ilusasti, et seda nagu nii-öelda lihtsaks endale teha, et sa tarbiksid neid asju. Kusjuures mina vee joomisega tegin siis mu sõbranna, kelle me koos töötasime, siis meil oli, ta ostis meile mõlemine sellised hästi suured veeklaasid, need tegelikult vist isegi nagu olid võib-olla vaasid, aga need oli hästi suured niimoodi, et ja siis ta ostis kõrrek ka veel sinna, et siis tööpäeva jooksul nagu sa jooksid ära, vaata see läbipaiste ka, et siis nägid, kui palju sa vett jooksid ja see omavahel nagu tegime võistlus ka veel, et kummal nagu esimesena tühjaks saab see, et siis su kuidagi on kogu aeg see, et sul silme ees ja siis sa pead jooma, et siis see oli nagu ülihea harjumus, mis mul oli, aga siis kui ma töö lõpetasin, siis läks see veejoomine ka. No see on ja siis nagu need asjad lähevadki ülikiirelt tegelikult, et see on sama, et nagu ma võtan mingi 4 kuud vitamiine ja siis ma ühe korra ei võta ja siis ma olen nagu mingi, vau, ma pole 4 aastat võtnud. Et nagu, need on siuksed asjad, mis sa pead nagu endale kogu aeg ise tegelikult meelde tuletama ka, et minu näiteks, et kui ma võtan ATH rohtu, ma joon jõhkralt vett, sellepärast, et siis ma hakkab suu kuivama ja siis ma nagu olen kogu aeg mingi, otsin kõik oma lahedad pudelid üles ja jehuu, ja siis ma olen mingi kängi kogu aeg oma mingi lutipudeliga ringi. Aga et siis, kui mu mees näiteks ongi, et ma rohtu ei võta, siis ma olen nagu mingi, vau, ma olen 4 kohvi olnud ja vett ei olegi. Et nagu, et ka mina pean ennast nagu nii-öelda kogu aeg nagu meelde tuletama. Ja väga palju nagu nii-öelda harjumuse loomisel ka, et sa saad panna meeldetuletused ka, et panedki nagu omale alarmi, et mingi mine joo vett või et tööl on eriti mõnus nagu see, et ma panen nagu kas või see, et võtan nagu selle
tassi või klaasi panen laua peale ja siis ma tean, et mingi et tahadki arvutis veits nagu puhata, mingi davai, ma lähen ja siis on hea nipp see, et nagu hoidki endale nagu väike, vaata, klaas niimoodi, sa jood sul kiiresti ära, siis kogu aeg käia vett täitma, siis saad puhata töölt ka. Et nagu igast nagu nii, et sa peadki meie aju on hästi-hästi mugav ja nagu ta ei viitsi mitte midagi teha. Ta tahaks kogu aeg lihtsalt nagu mingi olla. Ehk siis me peame teda kogu aeg trikitama, et tema üldse viitsiks meiega nagu nii-öelda koos lahedaid tervislikke asju teha. Ja see ongi vist harjumus täiesti, et sa pead harjutama ennast neid asju tegema. Alguses sunnidki, sa nagu trenni tegemisega, alguses sunnid ennast käima ja pärast juba sa tahad käia. Sa saad selle nagu eduelamuse ka, et nagu juba see ka, et harjumuse loomine on ju, et nagu mul või üldse nagu, et midagi saavutada, siis ma pean saama neid väikseid eduelamusi, mul peab tulema see dopamiini laeng, et see on võimalik, mitte see, et ma võtan esimeseks nagu eesmärgiks kohe, ma joon mingi, ma ei tea, 2 pudelit vett päevas ja see ei ole harjunud muidu nagu ühtega jooma, et nagu väiksed sammud, siis ma saan aru ka mingi, see on võimalik ja ma viitsin seda teha, on ju. Keegi on küsinud ka, kas kaerapiim on siis tõesti halb? Ja kusjuures, kas sa jood kohvipiimaga? Kas sa jood kohvipiimaga? Jah. Ja mis piimaga sa jood? Tavalise täispiimaga. Mina joon selle laktoosivaba piimaga sellepärast, et kui ma seda soojendan, siis ta läheb magusaks. Ja siis on nagu nii-öelda, mu kohv on imeline. No kodus ma joon laktoosivaba piimaga, muidu ma joon tavalise piimaga, kui ma kuskil nii-öelda väljas olen. Aga mina ei ole ka, ma ei ole nagu, ma ei ole süübinud nagu sellesse teemasse nii rämedalt. Et selles mõttes, et mina mõtlengi, et ma olen võib-olla nagu nii-öelda väga lihtne nendes asjades ka jälle, et nagu kui mul ei ole mitte mingisugust talumatust või mingisugust probleemi, siis joo seda tavalist piima, on ju. Aga et kui sul on ikkagi mingisugused eripärad, siis tore, et meil on alternatiive, aga et ma ei oska öelda, et need on nüüd nagu nii-öelda mega head või need on paremad valikud või et need oleks väga halvad. Et selles mõttes, et ma ei ole ikkagi nagu nii-öelda piimaekspert. Mulle täiega meeldib, ma joon Prismas müüaks Soome piima ja mulle lihtsalt Soome piim, see maitseb nagu täiesti teistmoodi. See on nii meeldib mulle, nagu see on hoopis teistsugune, sest ma tean väga hästi see laktoosivaba piim, et see on nagu selle magusa maitsega. Ja mulle endale nagu ei maitse see on ja aga see Soome piim lihtsalt nagu nii hea, see on nagu nii kerge, see on kuidagi teist, ma ei tea, mis seda sisse panevad. See on, kui võttagi näiteks laktoosivaba piim ja see Soome piim, siis seal on mingi 100 milliliitris on isegi mingi 20 kilokalooriline nagu nii-öelda vahe. Et piima puhul see tegelikult on suht suur, et see Soome piim ongi vist hästi nagu nii-öelda lahja. Ja see on hea, et see on nagu esiteks laktoosivaba ja siis sa seedid seda nii kergesti ja siis on sinna päris palju vist nagu vett pandud, et see on nagu hästi-hästi kerge. Mingid täiesti veeks lahjendatud. Ja sest see isegi see on nagu mingi piimajook isegi. Ja ma arvan, et see ei saa enam öelda selle kohta seda. Aga siin on keegi küsinud ka, et päriselt tervislik hommikusöök, mis ei tõsta kolesterooli? Mina ütleks, et muna on hommikuks best. Et kui sa teed näiteks putru, pane 2 muna sinna sisse ja pane näiteks marju sinna ja juba sul on rasvad, valgud, süsivesikud, kõik on nii-öelda esindatud. Et see muna aitab ka kõhtu täis hoida, ta tasakaalustab selle ära, et kui sa sööd lihtsalt putru ilma valguallikata, siis ta on ainult süsivesik, ta viskab su veresuhkru mega ülesse ja nagu sealt see nagu nii-öelda langus on nagu päris nagu nii-öelda kiir ja siis tekivad ka nagu nii-öelda need kõikumised ja sealt tulevad isud. Ja kõht ei saa täis, ehk siis nagu, et kui sa teedki nagu mingisugused, ma ei tea, võileiba, oled nagu tahad hommikul süüa, siis jälle 2 muna prae sinna peale, tee muna või mis iganes on ja omlett, siis võtad sinna leiva kõrvale, et nagu nii-öelda tervislik hommikusöök, mina ütleks, on ikkagi see, mis on nagu täisväärtuslik. Et kui sul on, et seal oleks esindatud valgud, rasvad, süsivesikud, kõik asjad, siis sul on kõht täis, sul on hea olla ja nagu et kiudained on ka väga olulised, et nemad aitavad ka see on see, mis ma räägin, nemad aitavad meil hoida veresuhkru stabiilsena, nad aitavad meil seda seedesüsteemi puhastada. Et nad on nii-öelda hoiavad ka kõhtu tegelikult rohkem täis, ehk siis jällegi, et sellepärast on väga hea süüa nagu nii-öelda täisteratooteid, ongi kaeraelbed, kõik asjad on ju, et panen sinna nagu nii-öelda juurde valgulise ja muna on jälle, et tal on ju rasv ja valk on mõlemad nagu nii-öelda koos. Ehk siis ta on ideaalne asi, mida panna leiva peale, mida panna pudru sisse. Et jah, mina ütleks, et muna.
muna. Seegi muna. Tead, mis on naljakas? Eestis ei ole seda, aga Soomes näiteks tanklates müüakse keedetud muna nagu üks meil müüakse ka. Müüakse ka või? Ma pole küll kunagi näinud. Nagu mingi 3 spinati seda lehekest ja siis 2 keedumuna müüakse topsid. Seal Soomes rääsime, et kassa kõrval on korvikene keedetud munad ja ma ei tea, üks on mingi paarkümmend senti. Ei, see kohvipaus on see, kes müüb keedumuna ja nagu see, mina olen põhivend, kes käib mingi tere, palun 2 keedumuna ja siis latte kaasa ja siis ma seal koha peal juba klopsin need keedumuna ära ja siis võtan oma kohvikese ja siis lähen nagu mingi ja mina teen ise ka nagu keedan omale munad kaasa ja nagu ma olen mingi padeliüritustel olnud ka nagu mingi snäkkina siis jah, et nagu see, ta ju täidab kõhtu ja nagu et ma olengi umbes, et alguses kõik naersid, et kui ma võtsin taskust välja keedumuna, siis kõik olid mingi mida ja siis, kui ma olin juba päris kaua seal olnud, siis mina võtsin oma keedumuna, sõin ära, mul oli kõht täis Jumala ja tahaks ka tegelikult muna, et aga ta ei ole lihtsalt nagu nii-öelda nii moodne võib-olla kui mingisugune batoonikene kusjuures mul töökaaslane ka, eelmine töökaaslane käis ka keedumunadega niimoodi, ma mäletan nii hästi, me midagi arutame, mingi ala koosolek on ja siis ta järsku võtame selle karpi välja nende munadega, ülemus vaatab, mis siis sul on munad kaasa, mingi tahad või? Tal oli ka samamoodi 2 muna, kas sõi need ära ja kui jumala hästi. Ja siis ta ei viska vaata veresuhkrut üles nagu, et sul saab kõht täis. Vaata, võib-olla see on see nii tabu, et kuidas sa võtad muna kuskile kaasa. Ja see veel see koorimine on ka veel oma ette värk. Sa pead kodus valmis koorima. Kas sa teed kodus valmis või? Koorid valmis või? Ei, lihtsalt võtad koori. See on ikka imelik, ma ei tea, see on sama aja, sa ei tee banaani. Kelle jaoks on imelik? No jah, vaata. Nii-öelda, et kui lõpuks on see, minul saab kõht täis, mul on hea olla. Kas keegi hakkab mind narrima sellepärast, Liis sõi muna. Jaa, ilmselgelt mitte. Ükskõik mida sa sööd tegelikult. Siis nagu, aga et nagu, et see on meie nagu, see on jälle mingisugune nagu nii-öelda egotasi või me arvame, et kõiki rämedalt kotib, mitte kedagi ei koti. Et tegelikkuses, et nagu ma läksin Estoniasse, võtsin alt Solarisest omale paks sinki ja ma sõin seal nagu nii-öelda seda sinki. Inimesed nagu naeratasid, ma olin mingi sõin ruttu seal suitsunurgas, sõin selle singi ära, viskasin selle ära, panin nätsu suhu, läksin Estoniasse, mitte kedagi ei huvita. Ainus inimene, kes võitis sellest, olin mina. Mul oli kõht täis, mu ei tuju hea, vaatasin etendus ära, rõõmus meel. Normaalne. Kusjuures siin ongi küsitud, et mida võiks tööl vahepalaks süüa, kui nälg ja kõhus söövitustunne, mul on töö on väga füüsiline. Muna! Jah, et ongi tegelikult kodujuustud, kõik asjad on ju. Et nagu see kohupiimakene paned riisikaleti peale, siis on jälle rasvad, süsivesikud, valgud, kõik on esindatud. Et me võiksime muidugi teha endale igast asju kaasa ka, aga et ma ei tea, näiteks ka tegelikult mamma need kaerapannkoogid. Mina söön neid kogu aeg, need on mu top 1. Kui ma käisin nagu nii-öelda koolis töötasin 4 aastat, ma sõin 4 aastat igapäevaselt, nii armas koer on, nii keeruline. Oh my god, ma olen täiesti tookopsest muideks. Siin on väga keeruline olla nii palju aknaid, aga et nagu need kaerapannukad on mega head. Siis, et me saame neid, ongi see rukkipala, paned sinna nagu selle praemuna lihtsalt, et vahele on võtad kurki kõrvale, üli nagu nii-öelda toitav asi, mis on jälle ka tegelikult odav. Eesti inimesed, meil ei ole nagu üli palju raha, et siis me võiksime nagu nii-öelda, et öeldaksegi, et tervislik toitumine on mega nagu nii-öelda kallis, et tegelikult ei ole. Oleneb, mis sa sööd, on ju? Et see nagu jällegi, et see nagu nii-öelda, mis nagu sotsiaalmeedia natukene nagu nii-öelda ka näitab, et tervislik toitumine on see, et ma söön ainult mingit lõhe avokaadot ja siis umbes, ma ei tea, vedelmuna kuskilt tilgub peale, et nagu, et see on ainult see tervislik asi, on ju. Et nagu talvel nagu konkreetselt oligi, et mu magustoid vahepeal maksis nagu mingi 20 €, sellepärast, et vaarikad ja mustikad. Ja need marjad lähevad väga kalliks. Nagu mu nädala eelarve läkski ainult nagu mingi umbes marjad alla, et nagu, et see oli nagu masendav, aga samas siis söödki tatart kodujuustu ja nagu nii-öelda, ma ei tea, akliha, on ju, et siis nagu nii-öelda balansseerib ära, aga et nagu, et see tervislik toitumine ei ole nagu mega kallis, kui me tegelikult mõtleme asjad läbi või mõtlemegi selle peale. Et ma söön lihtsalt nagu nii-öelda hooajalisi köögivilju, on ju. Et nagu, et ma toidu sisse, ma ei tea, riivin porgandit, riivin nagu mingi kaalikat, kasutan nagu nii palju võimalusi ära,
et ma ei tea, mahtu kasvatada ja kiudaineid saada ja nagu, et need ei pea olema nagu nii-öelda, ma ei tea, spargel ja see ei pea olema nagu nii-öelda see kõige moodsam mingi lamba kapsas on ja see võib olla sul paprikas, mis on me vanema juures toodud ka ja see nagu nii-öelda toimib väga hästi on ja. Ja sinu küsitud, et kas on mõni hea raamat või äpi soovitus? Ma tegelikult ise tahtsin ka küsida, et kas oli mingi raamat, mida sa näiteks selle toitumisnõustaja nagu õppides lugesid või kas on mingi siuke, mida võiks igaüks lugeda? No sa võid meile pärast saata. Sa võid meile pärast saata, me teeme vahest raamatu soovitusi enda storydes ka. Või siis mingi äpp, kas on mõni äpp, mida sa kasutad ise või ei ole? Aga kas on midagi, kas kui keegi näiteks käib sul seal nõustamises, kas sa soovid neile mingit äppi või enamasti ei ole? Äppe mitte? Okei. Et pigem ongi see, et et me õpime nagu nii-öelda toitumist, et ma nii-öelda seletan neile ja siis me hakkame sealt katse nagu mina teen neile mingisuguse raamistiku ja siis nemad lähevad koju, proovivad, pusivad ja siis tulevad tagasi, vaatame, kus nad nagu sellega jõudsid on ja et mis me saame muuta ja nagu, et nad õpivad kogu aeg tegelikult nii-öelda praktika käigus. Ise teevad kogu aeg. Et siis on ka nagu nii-öelda see muutus jääv. Et see, et kui ma ütlen nagu mingi, et mine loe raamat läbi, mitte fucking keegi loe selle raamat. Või viitsi. Et selles mõttes nagu jah, et ma ei kasuta siukseid asju, aga et nagu kui ma ikkagi vahepeal nagu kas või Eesti toitumisliikumissoovitused nagu mingi, et sa saad sealt lugeda ülipalju nagu nii-öelda läbi või ongi, ma ei tea, Nutridatas saad, lähed nagu nii-öelda veebilehele, siis sealt sa jõuad ka nagu nii-öelda normaalsete allikatega nagu nii-öelda teadmisteni ja tervisliktoitumine.ee vist on ka nagu, et see kõik on nagu tervise selle et on nagu nii-öelda teaduslik kõik. Kusjuures mulle meeldis jälgida Instagramis seda Foodishit, kes nagu tegi siis nii, et tähendest toidupoodjast tegi asjadest pilte, näiteks ala, ma ei tea, et kuidas, mis majonees on okei, mis ei ole, siis pani erinevad variandid ja tõi välja, et umbes siin on seda ainet liiga palju, e-ainetega üldjuhul seotud see. Ja tema on see nii-öelda e-aine mutt, see on väga alasti öeldud. Aga see, tema on ka üks mu lemmik nii-öelda kasutajaid. Aga see on põnev, sa ise ei oska vaadata. Aga nagu jällegi, et nagu nii-öelda, ma ütleks selle kohta, et nagu nii-öelda tavainimene, sa ei saa minna kohe e-ainete peale, nagu, kui sa ei saa aru, palju sa peaksid üldse mida sööma, mis on nagu tervislik, on ja. Et nagu see, et kui inimesed arvad, kui ma mingi, et kartul on paha, siis ma nagu mingi, ei ole, kui ma seda iga päev friikartulit, siis see on ja. Et nagu, et jälle, et asjadega tuleb minna samm-sammult vastavalt nagu nii-öelda teadmistele ka, on ja. Et ja, et nagu tänaseks päevaks mina, kes mul on nagu aastate pikkune kogemus ja nagu teadmised, siis ma saan juba e-ainetes ka midagi aru, on ja, aga isegi mina ei saa nendest nagu nii kreisilt aru. Selles mõttes nagu, et mina on küll tore nagu mine vaata ja nagu hoia ennast kursis, aga et nagu, et see jah, et tuleks alustada ikkagi nii-öelda algusest. Algusest, et saada see tervislik toitumine algusest paika, kuidas, mida, kui palju ja siis vaadata edasi. Kusjuures sellega seoses tuli, praegu on nii populaarne see Ozempiku teema ja meil küsiti väga palju, et kuidas saada lahti ülesöömisest. Mis on sinu arvamus sellest Ozempikust? Nagu praegu siuke tunne, et kõik kasutavad seda, kirjutatakse nii lihtsasti välja. Jah. No kaaluravi on nagu, tal on enda koht selles mõttes, et kui ongi nagu mingisuguse haiguse tagajärjel sa ei saa liikuda ja sul on tänu sellele tulnud mingisugune nagu ülekaal. Et kuna mina olen nagu pusinud oma kaaluga siin mingi 20+ aastat on ja, et siis nagu mina alles nüüd nagu olen hakanud rohkem mõistma seda, mida rohkem mul käib nagu nii-öelda kliente, et nagu minul on jah ränk nagu nii-öelda see, et ma olen valmis pingutama nii, et ma olen ninast veri väljas on ja, et see ei ole võib-olla nagu nii-öelda iga inimese asi, aga et kui me mõtleme selle peale, et ülekaal on väga ebatervislik ja nagu siis mina näen nagu seda, et kui sa oled nagu nii-öelda rasvunud, siis et see on nagu nii-öelda, et sellel võib oma koht olla, kui selle juures õpetatakse sind ka toituma. Et nagu väga, mul käib kliente, kes on nii-öelda Ozempikut võtnud ja nad ei ole alla võtnud. Sellepärast, et nende söömisharjumused ei muutu, söömiskäitumine on kõik sama, neil ei ole teadmisi.
see on sama, kui sa käid maavähendusoperatsioonil, sa sööd ennast suureks tagasi, sellepärast et sa ei muuda oma nagu söömiskäitumist. Aga see tuleb tegelikult sellest, et inimesed ei ole teadlikud. Ehk siis tegelikult mina ütleks nagu seda, et mul on selles mõttes jälle nagu nii-öelda savi, et minu vaadetega ei käi see kokku, aga nagu, et sest enamus inimesi, kes seda tarbivad, nad ei ole rasvunud. Neil on vaja 5 kilo alla võtta, mingi lahe kleit selga panna, nad teevad seda sellele eesmärgil. Ja ma arvan, et seda sa saaksid teha väga tugevalt ise trenni tehes ja nagu nii-öelda normaalsete toitudes. Aga et nagu, et mina mõtlen, et nagu kes olen mina, et kellelgi üldse nagu hinnanguid anda, on ja. Et ma näen ka seda, et inimesed nagu madistavad väga tugevalt ja kellel läheb sellest nagu nii-öelda ülekaalus ka tegelikult vaimne tervis nagu nii-öelda tuksi ja nagu, et kui see aitab sind ja sa saad kõik asjad paremaks, aga et ühel hetkel tuleb see ju nagu nii-öelda ära lõpetada, et kui sa ei ole diabeetik, kui sul ei ole nagu nii-öelda see eluks vajalik või siis nagu nii-öelda see, et sa pead seda elu lõpuni võtma, et su organism toimiks õigesti, et siis nagu sa pead ikkagi saadma omale teadmised, et sa isegi kui sa saad korraks ennast nagu nii-öelda sinna unistuste vormi, siis nagu tavaliselt sellega ikkagi nagu inimesed leiavad ka spordi, nad leiavad selle, et nad söövad vähem, ma ei tea, rasvaseid asju, siis sellel on ka nagu mingisugused nagu nii-öelda benefitsid, on ja. Aga et kui sa ikkagi nagu nii-öelda ei tee omal asju selgeks, siis nagu see muutus ei ole jääv ja väga paljud kliendid, kes minu juurde jõuavad, nendel ei ole see muutus nagu nii-öelda toiminud ja nagu nad, et see on väga kallis ka või et nagu, et nad ei selle raha eest sa saaksid juba tegelikult maksta omal nagu nii-öelda, kas ongi nõustajale või treenerile või nagu maksta kuukaarti kuskil on ja, et nagu, et harjumusi muuta, elustiili muuta, et see on ju tegelikult selle nii-öelda asja point. Et selles mõttes jällegi, et minu meelest üldse nagu, et mul on kahju sellest, et Ozempic nagu, et inimesed, kel seda päriselt vaja on, siis nagu pelgavad võib-olla nagu sellest ka rääkida, sellepärast, et see on nii rämedalt maha tehtud ja igale poole, kõik, kes nagu nii-öelda vähegi alla võtavad, igale poole või lahterdatakse ainult seda. Ja. Inimesed näevad väga palju vaeva, et saada mingisse vormi, samamoodi nagu mina, et nagu kellegi pisendamine lihtsalt sellepärast, et viskame kuskil seda, et nagu nii süstid, siis on nagu mingi, minu jaoks on see hästi kurb ja nagu piinlik. Kelle asi see on üldse nagu, et kuidas keegi seda teeb, nagu, et võib-olla sa tegid trenni, võib-olla sa süstid nagu, ma ei tea, kas sa pead, on kadedad, ma räägin, et see on see eestlaste teema, et meil on see kadedus tegelikult nagu tohutult palju ja see, et näha, et kellegi läheb hästi, on ju täiesti siuke vastuvõtmatu, et sa ei taha kunagi näha. Meil on ikka nagu, ma ütlekski, et võib nagu need peenikesed inimesed, et olla peenike on nagu mingisugune staatus või see on nagu mingisugune nagu lahe asi, mida me kõik ajame taga nagu. Ja et kui see nagu on midagi nagu nii-öelda erilist ja kui nüüd kõik on meil peenikesed ja ilusad, siis siis äkki on vaja ka teadmisi ja siis on äkki vaja ka mingisugust sisu ja väga paljudel inimestel ei ole seda. Et siis minu arvamus ongi nagu see, et kui me kõik oleme hästi ilusad, siis me peame hakkama lõpuks ka pingutama. Et võib-olla väga paljud juba sellepärast tahavad maha tõmmata, et nagu lihtsalt, et see kaunis olemine ei oleks kõigi jaoks. Ja ka sa rääkisid mega huvitavat juttu, me võiksime sind reaalselt vist veel mitu tundida kuulata, aga räägi, kus me sind üldse leiame või kui keegi tunneb huvi, et ta tahaks nüüd tulla sinu juurde nõustamisele, kus sind leiab või kust? Siis ikkagi Instagramis on need lingikesed olemas, et sealt saab, ma arvan, et sealt saabki kogu info, et sealt on nagu nii-öelda, ma ei tea, podcasti saab nagu nii-öelda jõuad selle lingikeseni ja nõustamislingikesed on seal, et kus broneerida, alati saab mulle ka kirjutada, siis ma saan nagu nii-öelda ise broneerida. Aga muidu ma arvan, et läbi Instagrami. Läbi Instagrami. Mul on koduleht ka. On või? No, Instagram.
liisvelsker.ee äkki või? No, ma arvan, et see tuleb ette, kui sa paned selle otsingusse. Pane see link endale Instagrami ka, kui see ei ole. Okei, väga hea, siis Instagramist leiab. Ja siis, kui kellelgi on huvi selle kõige vastu, minule väga huvitav kuulata. Ja mulle ka oli huvitav. Sa räägid väga põnevalt ja nii nagu lihtsasti arusaadavalt, et see on nagu hästi mugav, et kui inimene räägib väga keeruliste sõnadega, millest võib-olla sa ei saagi kohe aru ja sinu puhul on nagu väga lihtne kuulata ja võib-olla tekibki suurem huvi ka teistel. Ja see ongi tegelikult ka eesmärk, et see, kui ma tuusan lahedate väljenditega, mida ma ülikoolis õppisin, siis keegi sellest nagu aru ei saa, siis sellel ei ole mitte mingisugust kasu. Ja mida lihtsamalt seda nagu rohkem see jõuab ka inimestena. Nii et minge kuulake Liisi uut podcasti ja oodake Instagramis. Meie näeme 2 nädala pärast või? Ja me näeme siis, kui näeme. Näeme siis, kui näeme. Ja väga tore, käige siis Gin-Ginnis ka. Rinksutamas, kuigi rääkisime, aga kõike mõõdukalt. Aga see on alkoholivaba, väga maitsev. Nii et. Ja sotsiaalne tervis on ka oluline seega, kui sa vahepeal tuled, lööd pokaalid kokku, siis on väga hea. See on okei. Käige jalutage sõbrannadega ja tulge siia ja siis lööge kokku. Täistage. Nii et olge tubli. Ciao! Ciao! I'ma kick back when you face